1934. aastal sai seaduseks Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu Kesktäitevkomitee määrus, mille alusel muutus meeste magatamine kuriteoks. Kostuvad KGB agendi, mees 30-ndates, kingade sammud, betoon põrandal. Valgus sähvatab Marguse näkku, kes ehmatusest grimassitab nägu ja vilgutab silmi. Nimi? Margus Tamm, 32-aastane. Abielus tütar Helena. KGB agent lajatab laba käega külmalt Margusele vastu vahtimist. Seltsimees Tamm, kas teil Nõukogude riigi ees häbi ei ole? Rongirattad vuravad liibritel, kostub metalliraginat. Rong vilistab. Eemalt läheneb liibrite kuhjale Kalev, 27-aastane. Kalev läidab Marguse sigareti kaudu oma sigareti. Kalev tõmbab mahvi ning puhub suitsu õrnalt Marguse näo suunas. Ära liiga lähedale tule. Igaks juhuks. Homme õhtul. Margus sätib end minekule. Ta asetab mõlemad käed tunkede taskutesse. Tuled hiirvaikselt. Uks on lahti. Kalevi kingad astuvad ettevaatlikult trepiastmetel. Ta astub vaikselt treppe mööda üles, märkab vene prouat Dunjat, 40-ndates, kannab tööliskitlit, kes seisab trepikoja akna ees ja kisub sigaretti. Margus asetab 2 viinapitsi lauale. Kalev istub kitsas köögis laua taga toolil. Kas keegi nägi sind? Margus sirutab end üle laua ja tõmbab köögi aknale kardinad korralikult ette. Margus kallab mõlemad pitsid viina täis. Marguse korteri elutuba on 70ndate stiilis. Riiuli peal on nähtav Marguse ja Airi mustvalge pulmapilt ja foto, millel Margus hoiab süles väikest last. Oota. Margus kõnnib elutoa aknani ja sulgeb kardinad. Kalev asetab vinüüli plaadimängijale. Kalev kõnnib Marguseni ja haarab tal käest kutsega tantsule. Õnne ja rõõmu noorbaarile! Kalev haarab Margusest kinni, hoiab Margust embuses. Sa oled purjus. Ma olen rõõmus. Ära tee müra. Magamistuba on pimeduses, vaid ukse vahelt nähtu vesikust tulenev valgus. Margus ja Kalev on teineteise embuses. Kalev tõuseb püsti ja tõmbab endale aluspesu jalga ja siis sikutab püksid jalga. Sa oled ilus. Dunja avab oma korteri ukse ja pistab pea, milles lokirullid ukse vahelt välja. Peedik. Tu- Margus tõmbab kardina õige pisut eest ning piilub välja. Ta näeb, kuidas Kalevi tume kuju kiirustavalt tänavalaterna valguses eemaldub. Vinüülplaadimängijal keerleb plaat kragisevalt tühja. Paokil köögiukse vahelt näeme Margust ja Airit, 30-aastane. Kas sa saad aru? Sinu koolivend küsitleb mind. Kas mina tunnen Kalevit? Ole hea, pane aken kinni. Naabrid kuulevad. Ma tahan värsket õhku. Siis ta käperdas mind, ütles, et kui ma teen koostööd, siis lajatasin talle vastu vahtimist. Marguse auto, valge Lada, seisab metsa vaheteel. Automootor töötab, summutist väljub tossu. Vahepeal ma mõtlen, et ma lasen selle samuse auto tossu täis ja... Kalev ja Margus lamavad samblal. Nad vaatavad üles pehmes tuules õõtsuvate puude latvade suunas. Metsavaikus. Ma olen olemas. KGB agent hoiab enda käes toimikut. Vaata, siin on mul kõik vajalik info, kallis koolivend. Airi on ilus naine, keevaline. Viskab toimiku lataki lauale. Sulle meeldib suitsetada. Võta, ära karda. KGB agent puhub sigareti suitsu sujuvalt Marguse näo suunas. Kalevil abielutunnistus. Lapsed. Ruum täitub suitsuga. Djela, paranoia. 1992. aastal
jõustus taasiseseisvunud Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, Vabariigi kriminaalkoodeks, milles meeste homoseksuaalseid suhteid enam ei keelatud.